soovitus, kuna septembrikuu on juba kätte jõudnud, varsti on juba pool septembrit, siis mis on põhitöö, mis sügiseti tehakse? Kartulivõtt. Täna läheb kartulivõtuks, mõned vaod võtame. Seadistasime natukene seda masinat. Et tegelikult käib siin ka veel üks lint, käib siia juurde. Aga seda teist linti me ei pidanud vajalikuks. Panime siia siuksed kõvad kummid. 2 vagu, kui ta võtab korraga ülesse, ta peaks laotama ühte triipu. Kui laota, no jah, siit lugu, teeme natukene täna õhtul veel, homme on suurem võtt. Kuidas see töötab? See töötab väga lihtsalt. Siin on kardaaniga ülekanne ja siin on kettülekanne. Nii et lähme põllule, tõmbame mõned vaad lahti ja vaata, mis saab. See põld on vaja üles võtta, nii et 35 meetrit, 33 vagu. Aga vaatame, mis saama hakkab. Aga mis siin ikka? Võtame siit ämbrid. Vanad ja plekist ämbrid, kurat. Nii. Vagu jäi siis selline. Tegu on Valgevene saputajaga. Üks lint on ära võetud. Ütleme niimoodi, et vaatame siit mõne suurema. No, üksik inimene saab 4 kartulit ära ja siis on kõht täis. Anni või? Kuule, Rai. Pelgab kaamerat meil. Anni või? Kuule, hakkame kartulit võtma.
tule tagasi. Ja päev number 2. Siin all on nüüd meil siis järgmine kartul. Vaatame, mis siin all on. Paneme selle siia. Siin on meil siis Red Lady 260 kilo 4 vaagit. Aga vaatame, mis siin saama hakkab. Kartulit tuleb ainult juurde, kollane on Vineta ja siin on nüüd ainult Laura. Natukene veel ja siis on põld üleval. Aga talvekartuli saab kindlasti ja rohkem veel.
hunnik muudkui kasvab. Mõned koormad on veel jäänud, siis on kõik. Ja vaatame, mis siin. Aga ma lähen käin järgmise tiiru ära ja siis on varsti on toodud kõik. Igavene hunnik tuleb kartuleid, keegi ei uskunud, et nii palju tuleb. Isa pole veel koju jõudnud, kindlasti jõuab, siis imestub. Kartuli hunnik on siis kenasti meil siin. Kaamerapilt on natukene udune, sellepärast et väljas oli öösel külm. Aga siin all on meil siis kartulid. Loodan, et on vähemalt midagi vaadata kartulivõtu aeg. Või kartulivõtust vähemalt. Et kuidas siis masin töötab, kuidas kartulitransport käib. Ja kuidas see sortide vahetus ja kõik muud asjad käivad. Nii et selline see video sai ja aitäh, kui leiad aega vaadata.